Head sõbrad, täna vaatleme kristlaste hoiakuid Jumala riigi teostumise osas. Küsimus on selles, kas Jumala riik teostub siin maa peal või kusagil tulevikus taevas või nii maa peal kui taevas, aga eri viisidel. Peab kohe ütlema, et läbi ajaloo on olnud kristlaste hulgas väga erinevaid ja isegi vastuolulisi lähenemisi nendele küsimustele. Tõstan siinkohal esile mõned problemaatilised lähenemised. Esimene neist on Jumala riigi samastamine poliitilise võimuga. See vastab ka Jeesuse jüngrite algsele kujutlusele. Allul nad usuvad, et Jumala riik tähendab poliitilise võimu ülevõtmist Jeruusalemmas. Nad jagavad omavahel isegi ministritoole, kuid Jeesus peab neid siiski korrigeerima, rääkides kuningriigist, mis pole sellest maailmast, kuningriigist, mida ei rajata vägivallaga. Kaasajal kannavad seda jüngrite nägemust Ühendriikides dominionism ja New Apostolic Reformation liikumised. Tegemist on kristlik poliitilise ideoloogiaga, mis väidab, et kristlastel on jumalik kohustus ühiskonnas valitseda, kujundades selle institutsioone vastavalt piibli õpetusele. Üheks selle ideoloogia väljenduseks on ka niinimetatud Seven Mountains mandaat liikumine. Siin usutakse, et kristlased peaksid vallutama 7 ühiskondlikku eluvaldkonda: hariduse, meedia, valitsemise, perekonna, religiooni, kunsti ja ärimaailmad. Maailma vaadeldakse siin Paabelina, mida tuleks rünnata. Eesmärgiks on luua kristlik rahvas ja koos sellega ka kristlik teokraatlik riik. Niisiis Jumala riik tuleks kehtestada poliitilise võimu ja survega. Kristliku riigi loomist taotleb ka New Apostolic Reformation liikumine. Siin on tegemist karismaatilise liikumisega, mis propageerib aktiivset kristlikku sekkumist ühiskonda ja usub, et Jumal taastab apostliku autoriteedi maa peal. Nende taotluste motiivid on kindlasti siirad, kuid inimlikud, kui mitte öelda ohtlikud. Siin eitatakse usuvabadust ja surutakse tervele ühiskonnale peale oma kildkondlik nägemus piiblist, piibli tõlgendamisest. Samas unustatakse, et Euroopast Ameerikasse jõudnud usuisad olid ju põgenenud just samasuguste kristlike riikide tagakiusu ja vägivalla eest. Kui uskuda Jumala suveräänsust, kes ise oma tahte ellu viib, siis ei peaks me vägivaldselt kellelegi midagi peale suruma. See maailm ei ole võidetav võimu, vaid üksnes vaimu läbi. Kuid kristluse ajaloos on välja kujunenud ka teisi nüansseeritumaid poliitika ja usu vahekorra kirjeldusi. Kirikuisa Augustinus kirjeldab Jumala riigi ja maise riigi vahekorda oma kuulsas teoses De Civitate Dei ehk Jumala riigist. Teos sündis vastusena Rooma linna rüüstamisele 410. aastal pärast Kristust visikootide poolt. Oli neid, kes ütlesid, et see oli kristluse mõju tagajärg, mis muutis riigi pehmeks ja kaitsevõimetuks. Augustinuse vastus on, et me ei tohiks segamini ajada maist riiki ja igavikulist Jumala riiki. Me elame küll maises riigis, kuid samal ajal oleme Jumala riigi kodanikud.
See nägemus ütleb, et me ei tohiks kristlastena ühegi poliitilise süsteemi, partei või ideoloogiaga end samastada. Me oleme küll kutsutud evangeeliumist lähtuvas vaimus maise linna eest hoolitsema, kuid see valmidus sisaldab ka vastutustundlikkust kaaskodanike vabaduse suhtes ning ka dialoogivõimet. Muidugi maistele valitsejatele on usaldatud ka mõõk ja mõõka kandes on temagi Jumala teener, kättemaks ja nuhtluseks sellel, kes teeb kurja, ütleb apostel Rooma kirja 13. peatükis 4. salmis. Kuna me kaldume võimu kuritarvitama, siis tuleks tunnistada ka oma eksimisvõimet ja patusust. Kõige olulisemaks enesetunnetuse vormiks on siin palve. Palves me usaldame oma mured ja lootused Jumalale, öeldes sinu tahtmine sündigu, sinu riik tulgu. Nõnda me rõhutame, et viimselt sünniks Jumala, mitte meie tahe. Senini oli laias laastus Augustinuse nägemus. Tõsi, Vana Testament sisaldab ka konkreetseid sotsiaalmajanduslikke juhiseid. Mõned neist on aktuaalsed tänini, näiteks juubeliaasta, orjade vabastamine ja võlgade kustutamine. Need juhised rõhutavad õigluse ja armu vajadust ühiskondlikus elus ja selle poliitilises reguleerimises. Peale selle on erinevad kirikud välja töötanud ka oma sotsiaalseid poliitilisi programme. Nimetatakse siin mõnda. Katoliiklik sotsiaalõpetus rõhutab põhiprintsiibina isiku väärikust, mis sisaldab ka isikuvabadust, solidaarsust, subsidiaarsust, ühist hüve ja vaestest hoolitsemist. Need printsiibid on eetiliseks kompassiks neile, kes tegelevad ühiskondliku elu kujundamisega poliitilisel tasandil. Kalvinism on välja pakkunud niinimetatud sfääride suveräänsuse põhimõtte. Siin nähakse ühiskonda erinevate valdkondade, haridus, perekond, majandus, poliitika, kirik, kogumina, milles igal ühel on oma loogika ja mis on otseselt Jumala alluvuses. Usklik, kes selles või teises sfääris töötab, on seal soolaks ja valguseks. Sfääride suveräänsuse eesmärgiks on vältida ühe valdkonna, näiteks kiriku domineerimist teiste üle. See kontseptsioon võimaldab kaasaegse ühiskonna pluralismiga toimetulekut, vältides Jumala riigi võimuga peale surumise. Eesti evangeelse luterliku kiriku dokument anti selles osas välja aastal 2005 ja selle nimi on kiriku sotsiaalne sõnum. Selles dokumendis kutsutakse kirikut üles teenima inimesi nii igavikulises kui ajalikus mõttes. Kirik peaks olema vaimne ja moraalne suunanäitaja. Seejuures ei tohiks kirik muutuda ühegi partei tööriistaks. Kiriku eesmärgiks on eelkõige ühiskonna vaimne uuenemine. Kuna olen usutunnistuslikult baptist, siis kirjeldan mõne sõnaga ka baptistidele omast lähenemist sotsiaalsetele ja poliitilistele küsimustele. Muidugi kohe peab ütlema, et baptisti kogudused on autonoomsed ja erinevad koguduste liidud ka üsna erinevad ja seda ka sotsiaalpoliitilistelt vaadetelt. Ainsa ühise autoriteedina tunnistavad baptistid piiblit ja nii uuritakse iga uue üleskerkiva teema juures
üsna üksikasjalikult, kas pühakirjast on võimalik tuletada selle teema jaoks vajalikke juhtnööre. Seejuures rõhutatakse isiklikku vastutust Jumala ees ja vabadust. Vabadus sotsiaalses poliitilises tegevuses. Ja seda selleks, et vältida usu politiseerumist ja seadustega peale surumist. Nii rõhutatakse riigi ja kiriku lahutatuse printsiipi, sest Jeesus on öelnud, minu riik ei ole sellest maailmast. Sotsiaaleetilises plaanis kutsuvad baptistid üles vaeste ja rõhutude eest seismisele, inimõiguste austamisele, sotsiaalsele õiglusele ja armastusele ligimeste vastu. Leitakse, et kristlaste roll maailmas ei ole mitte domineerida, vaid teenida ja kujundada seda maailma evangeeliumi vaimus. Eesti kontekstis on baptistid rõhutanud hariduse, kirjanduse ja vaimuliku enesetäiendustamise tähtsust. Tähtsal kohal on perekond ja uue põlvkonna kasvatamine piibli põhimõtete valgusel. Ühiskonna uuenemise allikaks on eelkõige selle liikmete vaimulik uuenemine. Kuid jättes kõrvale uskondlikud kontseptsioonid riigi ja kiriku vahekorra kirjeldamisel, jõuame ikkagi kõik evangeeliumi enda juurde. Evangeelium ütleb, et Jumal sai inimeseks, tähendab, iga inimene on väärtuslik, kõik me oleme loodud ja armastatud ning elu on kingitus. Kuna oleme loodud, siis oleme seotud ka kogu looduga, kaasinimeste maailma ja looja endaga. Kui need suhted on armastusest kantud ja edukad, siis läheb ka kõik muu hästi. Aga kui konkreetsemaks minna, siis märkame, et Jeesus rõhutab ühiskonnas osalemisel mitte valitsemist, vaid teenimist. Ta ütleb, et selle maailma valitsejad rõhuvad rahvaid, kuid tema jüngrite seas ei tohi see nii olla. Nad peaksid üksteist teenima. Jumala riik ehitatakse läbi vastastikuse teenimise. Ja just selles valguses tuleks eriti kohalikel valimistel lähtuda ka prohvet Jeremiia sõnumist ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia. Ja paluge selleks Issandat, sest selle hea põli on teie hea põli. Jeremiia 29. peatükk, 7. salm. Ajaloos me näeme nii usklikke positiivseid panuseid ühiskonnaellu, vabaduse, inimõiguste ja demokraatia edendamisel, kui ka ebaõnnestumisi ja võimu kuritarvitamisi. Siinkohal meenuvad riigid, kus valitses teisiti mõtlejate tagakiusamine, inkvisitsioon ja vastaste füüsiline hävitamine. Head sõbrad, me ei tohiks kunagi unustada ka kristluse enesekriitilist poolt. Seegi on oluline osa meie vaimulikust ja miks mitte ka ühiskondlikust pärandist. Kohtumiseni!